tutvustaksin lühidalt faunistilist uurimistööd Lahemaa rahvuspargis. Kõigepealt kaasaegne faunistiline uurimistöö kujutab endast kõrvuti fauna liigilise koosseisu selgitamisega ka sügavamat ökoloogilise materjali kogumist uuritavate loomaliikide kohta. Peatudes fauna uuritusel mainigem, et esimesi teateid mitte otseselt Lahemaa, kuid Põhja-Eesti loomade kohta leiame juba 18. sajandi väljaannetest. Näiteks Kuupeli 1777 ilmunud teosest Topographische Nachrichten von Lief und Estland teine osa. Peale selle on teisi allikaid. Mitmetest fauna uurijatest mainigem professor Brauni 19. sajandi lõpust, Gustav Wilberg Wilbastet, kes on lähemalt külastanud 1933. Hilisemast ajast materjali Lahemaa fauna kohta leidub Trüü ja EPA üliõpilaste diplomitöödes, Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilaste zooloogia praktikumide aruannetes. Välitäid on teinud Lahemaal Teaduste Akadeemia CBI teadlased, ornitoloogid, entomoloogid, samuti Eesti Metsakorralduse Keskuse töötajad. Ulukite arvukust on aidanud selgitada pika aja vältel jahimehed ja metsaametnikud, samuti on loengutest osa võtnud hulgaliselt kooliõpilasi. Kompleksse ülevaate saamine Lahemaa rahvuspargi faunast on päevakorda kerkinud just seoses Lahemaa rahvuspargi rajamisega ja selle vaate süvenemisega, et Lahemaa on maastikuliselt nagu üks omaette tervik loodusest. Ja selle kompleksse ülevaate saamise esimeseks etapiks on mitmesugune inventeerimistöö ja eriti tähtsamate loomaliikide osas, mille tulemused peavad kajastuma rahvuspargi arenguplaanis. Loomulikult jätkub ja süveneb faunistilise-ökoloogiline uurimistöö ka edaspidi pärast arenguplaani koostamist. Praeguseks on alustatud või võimalik alustada uurimistööd, võimalusi alustada uurimistööd järgmiste loomarühmade osas. Kõigepealt selgrootud nendest entomofauna Teaduste Akadeemia CBI entomoloogide ja zooloogia kateedri baasil. Siis selgroogsed loomad, nendest järgmised rühmad, kalad Läänemere kalavaarude teadusliku uurimise instituudi baasil ja Eesti Metsainstituudi kaasabil. Amfiibid, reptiilid, see oleks siis kahepaiksed ja loomajad. Tartu Riikliku Ülikooli zooloogia kateedri osavõtul linnud, Teaduste Akadeemia CBI ja ülikooli zooloogia kateedri, samuti Eesti Metsainstituudi osavõtul. Pisiimetajate üksikuid rühmi on võimalus uurida ülikooli zooloogia kateedri baasil. Suurimetajate kohta koguksid andmeid Eesti Metsainstituut, siis mõned Metsamajanduse ja Looduskaitseministeeriumi allasutused, aga samuti ülikooli zooloogia kateeder. Järgnevalt veidi Eesti Metsainstituudi tööst fauna uurimisel. Ornitoloogilisi vaatlusi koostöös teiste teadusasutustega on korraldanud ja korraldab ka edaspidi nooremteadur Ene Viht. Tooksin lühikokkuvõtte ornitofauna uurimisest Lahemaa rahvuspargis. Linnustiku uurimisel ökosüsteemide suhtes on oluline koht.
sest nad on üheks lüliks õige mitmes tähtsas toitumisahelas. Samuti on viimasel ajal rõhutatud linnuliikide tähtsust ökoloogilise indikaatorina ja rahvuspargi tingimustes lindude esteetilist tähtsust maastikes. Järgnevalt esitatakse senini Lahemaa rahvuspargi territooriumil tehtud linnustiku uurimused. Zooloogia ja Botaanika Instituudi selgroogsete bioloogia sektori ornitoloogide töörühm on põhiliselt piirdunud Lahemaa veelindude uurimisega. Nii on uuritud haudelinnustiku Lahemaa rahvuspargi saartel ning tehtud läbirände vaatlusi juulis ja septembris Viimistus alates 1958. aastast. Samuti Lahemaa neemedel. Ka edaspidi kavatsetakse nende poolt teha rändevaatlusi Viimistus iga mõne aasta tagasi kooskõlas Läänemere basseini lindude rände uurimise rahvusvahelise kavaga, mida koordineerib lindude rände uurimise Balti komisjon. Ülal nimetatud töörühma poolt on uuritud ka Lahemaa suuremate järvede haudelinnustiku, Kahala, Käsmu ja siis Viimistu kinnikasvavad merelahed. Trüü zooloogia kateedri poolt kogutakse igal aastal õppepraktika käigus andmeid Palmse ümbruse linnustiku liigilise koosseisu kohta. Nende poolt on uuritud ka Laukasoo linnustikku. Metsainstituut lülitus ornitofauna uurimisse laiemalt 1976. aastast. Uurimused on seotud eelkõige maismaa linnustikuga ja nende eesmärgiks on selgitada liikide arvulisi suhteid ja leviku kvantitatiivseid iseärasusi Lahemaa eri biotoopirühmades. Vaatlusmetoodika aluseks on Soome teadlase Meri Kallio transektloenduse meetod, mida on täiendatud doktor Väisaneni poolt vastavalt kaasaja statistika kasutamise võimalustele. Selle metoodika järgi teostatakse väga ulatuslikult loendusi kogu Skandinaavia poolsaarel ning Nõukogude Liidus, Leningradi oblastis ja Karjala ANSV-s. Selline ühtlustatud metoodika võimaldab Lahemaa linnustiku andmeid võrdlevalt hinnata naaberaladega. Linnustiku transektloendus tehti käesoleval aastal Lahemaal juunikuus Kolga, Valgevee ja Käsmu metskondades 79 kilomeetri ulatuses. Loendus toimus eelnevalt valitud marsruutide järgi soodsa ilmaga hommikutundidele, aeglases tempos liikudes. Vaatleja registreeris enese ees ja kõrval olevad linnud. Nähtud lindude kohta peeti maastikul 2 arvestust. Liikumisrajast vähem kui 25 meetri kaugusel ehk 50 meetri laiusel põhiribal olevad ja kõik sellest väljaspool abiribal märgatud linnud registreeriti eraldi. Need ribad kokku moodustasid siis uurimisriba. Loendatud linnupaarid märgiti vastavale blanketile, mis oli jaotatud siis 50 meetri kaupa nagu lõikudeks ja samas registreeriti siis maastiku iseloom, kus neid liike kohati. Järgneval aastal suurendatakse loenduse mahtu sedavõrd, et loendusel läbitud biotoopi rühmad oleksid arvuliselt suhtelt täielikus vastavuses looduses, nende biotoopi rühmade looduses esinemisega. Lisaks nimetatud loendusele viidi läbi metislaste ja loodusharuduste detailsemaid loendusi. Kevadel tehti Tere ja Metise mängukohtade ja seal mängivate
isalindude ligikaudse arvu kindlaks. Tööd aitasid teha kohalikud loodushuvilised metsavalvetöötajad ja jahimehed, keda tuleks siinkohal tänada abi eest. Kokku loendati Lahemaal 13 tedre mängupaika, kus kokku maksimaalselt mängis 45 tedrekukke. Tedrekukkede arv varieerus ühes mängus 2-7, keskmiselt oli 3,5. See on madal näitaja tedre kohta. Parem on olukord metsisega. Metsise mängukohti loendati 16. Neis mängis maksimaalselt kokku 68 metsise kukke. Ühes mängus varieerus kukkede arv 1-10. Keskmiselt oli mängus 4,3 metsise kukke. Augustikuus viidi läbi kõigi kanaliste liikide suhtes asustustiheduse ja sigimise edukuse, samuti suvise elupaigalise leviku uurimiseks lintloendus. Loenduslindil liikusid 3 loendajat. Loendusriba laiudeks oli 60 meetrit. Loendusmarsruudid paiknesid laiali Lahemaa kogu territooriumil ja kokku läbiti loenduse käigus ligikaudu 61 kilomeetrit. Samuti tehti vaatusi pesitlemise edukuse kohta kuliliste ja must-toonekurre teadaolevates pesapaikades. Edaspidi loetletud vaatlused Metsainstituudi poolt jätkuvad vastavalt siin töös üldjoontes toodud metoodikale. Suurimetajatest sõraliste ja esmajärjekorras põdra ökoloogia uurimist, aga ma lähen üle imetajate momistilisele uurimisele. Põdra ökoloogia uurimist on tinginud tema tugev mõju ökosüsteemi teistele komponentidele, eriti aga metsa uuendusele. Selle põhjuseks on viimaste aastate kõrge asustustihedusega kaasanud toidudefitsiite. Arvestades rahvuspargi ökosüsteemide terviklikkuse säilitamise nõuet, asusime 1975. aastal investeerima Põdra talvist toidubaasi, mille üks põhiosi on kuni 20-aastased männinoorendused. Nende kahjustuste ulatuse selgitamiseks vaatasime mainitud aastal üle kuni 25-aastased noorendikud Ida-Lahemaa 5 metskonnas kokku 1100 eraldusel kogu pindalaga 1479 hektarit. 1976. aastal vaatasime Lääne-Lahemaal üle 3 metskonna ja sinna jäävate põllumajandusasutuste metsad. Siin piirdusime kuni 20-aastaste männinoorenduste inventeerimisega. Andmeid on 760 eralduselt pindalaga 975 hektarit. Viimase tööosa kohta pole veel kokkuvõtteid tehtud. Materjal koguti prooviribadelt, mis moodustasid iga uuritud eralduse pindalast 4-6%. Sellisel prooviribal loendati kõik puud ja hinnati nende kahjustusaste. Eristati terveid, keskmiselt ja tugevalt kahjustatud puid. Prooviribalt saadud andmed ekstrapoleeriti kogu uuritavale kultuurieraldusele. Eralduse kahjustusaste määrati tugevalt kahjustatud puude protsendi järgi. Terved ja keskmiselt kahjustatud puud olid üldiselt elujõulised. Tugevalt kahjustatud puud aga kirjatasid või olid juba välja surnud. See oli ka kriteeriumiks nende eraldamisele teistest puudest. Metoodika võimaldas selgitada momendil igal uuritud eraldusel oleva elujõuliste ehk perspektiivsete puude varu ehk tiheduse 1 hektari kohta. Ida-Lahemaalt kogutud materjali põhjal loeksime lubatavaks sellist oksatoidu tarbimise määra Põdra poolt ehk noorendike kahjustamist, mis ei põhjusta ülemäärast noorendiku hõrenemist ega takista noorendiku kujunemist kvaliteetseks puistuks. 10-20 aasta vanustes noorendikes
ei tohiks perspektiivsete elujõuliste puude tihedus langeda allapoole 1500 kuni 2500 ühe hektari kohta. Sellistele tingimustele vastavad enamasti terved, nõrgalt ja osaliselt ka keskmiselt kahjustatud kultuurid ehk noorendikud. Tugevalt kahjustatud puude protsent nendes on vastavalt kuni 10, 11 kuni 25 ja 25 kuni 50%. Metoodikal peatusin siin äärmiselt lühidalt, sellepärast et aeg on väga piiratud. Ida-Lahemaa 5 metskonnas kõikus tugevalt kahjustatud männinoorendike, see tähendab selliste, kus tugevalt kahjustatud puid oli üle 50%. Nende noorendike hulk 5,1%, see oleks siis Käsmu metskonnas 30 kuni isegi 33%-ni Oruveski ja Sagadi metskonnas. Teistes metskondades oli tugevalt kahjustatud noorendike vähem. Uuritud noorendike kogupindalast 1479 hektarit oli tugevalt kahjustatud 23% ehk 345 hektarit. Keskmiselt kahjustatud 20% ehk 303 hektarit ning terveid ja nõrgalt kahjustatud noorendikke 46% ehk 831 hektarit. Meie andmed võimaldavad selgitada, kui palju põtru võiks Ida-Lahemaal elutseda siin toodud kriteeriumi järgi eristatud elujõuliste männinoorendike arvele. Lähtudes kirjanduse andmeist võiksime pidada normatiivseks männinoorendike varuks ühe põdra kohta umbes 25 hektarit. See on siin toodud lihtsalt illustreeriva näitena praegu. Sellise normatiivi alusel võiks Ida-Lahemaal perspektiivsete noorendike faasil talvitada umbes 30 kuni 35 põtra, ilma et tekiks olulisi uusi metsakahjustusi. See on ainult üks aspekt lubatava arvustuse määra selgitamisele. Eesti Metsakorralduse Keskuse jahindusteadlaste poolt läbi viidav elupaikade moniteerimine suurendab mõnevõrra kindlasti põdra lubatavat arvukust, kuna antakse teatav kompleksne hinnang ka teiste elupaikade mahtuvusele kõrvuti mainitud männinoorendikega. Ent oleme siiski seisukohal, et põdra lubatav arvukus Ida-Lahemaal, kuna meil praegu on kasutada ainult Ida-Lahemaa andmed, ei tohiks siin toodust mitmekordselt erineda. Seda tingib fakt, et toidubaasi uuenemine tulevikus ei ole stabiilne, arvestades rahvuspargi erirežiimi. Jaotades esimese vanusklassi männinoorendikut 5 aasta kaupa vanusrühmadesse, saame anda järgmise seletuse toidubaasi dünaamikale. 60 kuni 20 aastased noorendikud kasvavad lähemal ajal põdra toitumise ulatusest välja. 6 kuni 10 ja 11 kuni 15 aastased noorendikud moodustavad kasutatava toidubaasi põhiosa praegu ja lähematel aastatel. 1 kuni 5 aastased noorendikud asendavad järk-järgult järgneva 5 aasta jooksul toidubudžetis 16 kuni 20 aastaseid noorendikke. Kuid see asendumine on vaid osaline, kuna esiteks juba praegu on, see tähendab 75. aasta andmeid, 38% uuritud 1 kuni 5 aastasi noorendikke keskmiselt või tugevalt kahjustatud. Ja teiseks, 1 kuni 5 aastaste noorendike pindala on praegu 6 kuni 7 korda väiksem kui toidubaasi hulgast väljuvate 16 kuni 20 aastaste noorendike oma. Sellest tuleneb terav vajadus piirata põdra arvukust ja samaaegselt rakendada biotehnilisi abinõusid elupaikade mahtuvuse suurendamiseks. Nii põdra kui teiste sõraliste arvukuse piiramisega populatsioonide sanitaarse seisundi parandamise põhimõttel nihutaksime tasakaalu ökosüsteemides selle teistele komponentidele kasulikus suunas ja tagaksime väiksemale arvule isenditele sobivamad elutingimused. Käesolevas ettekandes pole võimalik peatuda kõigile uurimistulemustele.
ilmselt tuleb nendest rääkida edaspidi konkreetsemalt ja nendest on ka konkreetsemalt juttu meie töö kohta tehtud aruannetes ja Lahemaa rahvuspargi jaoks koostatud sõraliste kasutamise põhimõtete kokkuvõttes, mis on esitatud ka Eesti Metsakorralduse Keskusele ja Looduskaitsevalitsusele. Lühidalt tööperspektiividest. Võdra uurimiselt oleme juba praegu üle läinud kõigi sõraliste uurimisele. Põhiprobleemiks on esialgu elupaigalise leviku ja toitumise sesoonsete muutuste kompleksne uurimine, milleks kasutame vaatlusi püsimarsruutidel. Kuna vastavat faktilist materjali on Eestist kogutud ebapiisavalt ja metoodiliselt ebaühtlaselt. Praeguseks on Lahemaa rahvuspargis rajatud ja nendel ka detailsed vaatlusandmeid kogutud umbes 100 kilomeetril vaatlusmarsruutidele. Püüame oma tööd teha nii, et oleks haaratud kogu Lahemaa rahvuspargi territooriumi ja et esile kerkinud ökoloogilised probleemid leiaksid rahvuspargi arenguplaanis võimalikult kompleksse lahenduse. Ja et meie poolt tehtud töö võiks vähemalt teatud osas kujuneda fauna kaitse ja arvukuse reguleerimise üheks programmdokumendiks. Lubage tänada rahvuspargi inimesi meile osutatud abi eest ja sellega lõpetada. Järgnevaks